Tere ka minu poolt, jah. Kes veel hiljem tuli, et siit saab veini, punast ja valget, kui on huvi, et see ongi just ürituse ajal konsumeerimiseks. Nii, täna tõesti räägime kahest suurmeistrist. Kõige nagu sellisem akuutsem selle ürituse põhjustaja on siis täna valmis saanud raamat, Alfred Besteri Lammutatud mees, The Demolished Man, mis on siis esimene Hugo auhinna võitja 1953. aastast. Ja võib-olla seetõttu saabki Alfred Bester täna kõige rohkem tähelepanu ja aega, aga siiski mitte ainult. Aga ma alustaksin nagu korralikule luuleüritusele kohaselt ikkagi ka kirjakoha ettelugemisega. Sõja ajal maandus mitu mürsku tuhandete keemiliste glasuuride keskele. Sulatas need üles ja pritsis laiali, maalides pöörase vikerkaarevärvilise kuukraatri. Kiviseintesse olid sööbinud suured sireliroosad, purpursed, sinakasrohelised, tumepruunid ja erekollased lärakad. Pikad oranžid, helepunased ja sinakaslillad joad olid akendest ja ustest välja pursanud, võõvates tänavad ja ümberkaudsed varemed hooletute penstilöökidega üle. Et siis selline hüsteeriline värvide kavalkaad, mis on siis katkenud siit samast Besteri raamatust, et see minu meelest vast iseloomustabki teda kui sellist ulmeloojat kõige paremini, aga me jõuame sinna täpsemalt natuke hiljem. Et täna on siis jah selline üritus, kus me nagu otsustasime koondada mitu mõneti samalaadset autorit ühe ürituse alla, eriti kuna see Jack Vance'i suvel ilmunud raamat on ka nagu eraldi esitlemata ja tegu on ikkagi ka selle suurmeistri esimese eestikeelse raamatuga. Talt on varem ainult üks jutt ilmunud, et on ka piisavalt selles mõttes oluline, et temast nagu eraldi rääkida. Ja tegelikult ma nüüd mingis mõttes mõtlesin, et sobiks siia üks kolmas kirjanik veel. Et kuna ma seda üritust nagu reklaamides kasutasin sellist juba nagu niikuinii ühte kolmikut, ühte ulmekuulsat kolmikut, ehk siis ulmekirjanduse selline 20. sajandi ABC, ehk siis Asimov, Bradbury ja Clarke, kes on siis tegelikult ju teistpidi ongi nagu kõige sellised peavoolu suunatud kõige rohkem nagu väljaspool ulmežanrit nagu tuntud ulmekirjanikud Anglo-Ameerika kirjandusest. Ja nad nii mitmeski mõttes, nad tegelikult nagu vastanduvad nendele, ja nad kõik on ka ulmekirjanduse suurmeistrid, eks ole, seal 80ndate teises pooles kõik saanud, enam-vähem järjest. Esimesena vist Clarke, siis Bradbury, siis Asimov, aga need ülejäänud kirjanikud on ka kõik samamoodi suurmeistrid. Bester on siis ulmekirjanduse 9. suurmeister 87. aastal valitud, Vance on vist 15. 97. aastal või 2000. aastal kunagi seal valitud, 97 vist ikkagi, jah, 97. Ja kolmas kirjanik tegelikult sobiks nagu ka siia, kes on siis Fritz Leiber. Temast me täna otseselt väga palju ei räägi, aga kõigi nende üldistuste poolest, mida ma siin täna nagu nende kahe kirjaniku kohta teen, need käivad suuresti ka kõik Leiberi kohta ka. Tema on ulmekirjanduse 5. suurmeister 81. aastal selle aunimetuse saanud. Ja siis mis nagu neid kolme kirjanikku, see on ka 2021 aastal ilmunud Leiberi raamat on ka tema esimene eestikeelne teos, mis ka kindlasti omal ajal meil esitlemata jäi, aga kõigest nüüd järgemööda. Et siis milles need kaks kolmikut, Asimov, Bradbury, Clarke ja siis vanuse järjekorras siis Leiber, Bester, Vance, milles nad nagu vastanduvad. Et kui see moodne ulme, eks ole, seal kahe sõja vahel Ameerika nendest palpajakirjadest tekkis selliste poistele, teismelistele poistele suunatud sellise seikluskirjandusena, et siis oli see selline hästi klassikalise žanrikirjanduse kombel hästi sellise nagu lihtsa jutustamisstiiliga. Jutustamine oli selline nagu plain, selline hästi otsene, ei olnud nagu tekstis mingit sellist mitmeti mõistetavust, et see, mida öelda taheti, seda ka lausega üteldi, et enamasti oli selline nagu tegevuse kirjeldus või siis mingid dialoogid, eks ole. Ja ka ümbruskonna kirjeldused, tegevuspaiga kirjeldused. Aga üldiselt oli selles mõttes nagu hästi selles mõttes lihtne jutt,
et kes sellest jutust nagu kuidagi aru ei saanud, et siis see pidi olema ikka tõeliselt halvasti kirjutatud ja sel inimesel ei olnud nagu mingeid eeldusi üldse nagu sulesepandusega tegelemiseks. Ja noh, seal kahe sõja vahel oligi väga palju ka selliseid palkpulme autorid, kellel ei olnudki seda eeldust. Aga üldiselt oli see tekst nagu kõigile väga arusaadav. Ja väga niisugune nagu klassikaline žanrikirjandus, kriminull, seiklusjutt, mis iganes sellisest klassikalisest žanrist, ehk selline ei olnud mingisuguseid tähenduskihte, ei olnud mingisuguseid metafoore, kõik oli nii, nagu ta oli kirjas, nii ta ka mõeldi. See, mida lause pidi ütlema, seda ta ka ütles. Või siis vastupidi, et see, mida ta ütles, seda ta ka pidi ütlema. Aga nüüd see kolmik on selline väheke nagu teistsugune, mis ka võib-olla natuke seletab seda, eks ole, et miks ei ole näiteks just see kolmik niimoodi nagu ulmežanrist välja paiskunud nagu 20. sajandi sellisteks märgilisteks kultuuriikoonideks saanud, erinevalt tollest mainitud kolmikust, on see, et neil kõigil on lisaks sellisele ulmegeto või palkpulme taustale, sellisele poisikesest peale ulmefänn olekule, on neil kõigil kolmel mehel ka, kõik on juhtumisi meeskirjanikud, on olemas ka selline üldkirjanduslik või peavoolu või väärtkirjanduse selline külg või pool. Ehk siis nende tekstid sageli ei ole päris niimoodi, et see, mis seal kirjas on, sellest peab ka lugeja niimoodi aru saama. Ehk et siin on sageli väga selles mõttes niisugune nagu metafoorne lähenemine. Ja mingis mõttes on ka öeldud nõnda, et see kolmik on just rohkem nagu niisugused kirjanikud. Ehk et nad on nagu väga palju mõjutanud järgnevaid kirjanikke, järgnevaid põlvkondi, omaenda kaasteelisi kolleege. Aga see ühegi puhul neist ei tähenda, et neil nagu puuduks lugejate armastus, et neil kõigil on ka Kamaluga Hugo ja Nebula auhindu, eks ole, et nad on kõik ka saanud fännipreemiaid ja väga auhinnatud kirjanikud ka fännide poolt. Aga just, et nad ikkagi kuidagi nagu suuremat mõju on nad avaldanud just tänu sellele oma tavalisest võib-olla kõrgemale ulmes, tavalisest kõrgemale literatuursele tasemele, on nad rohkem mõju avaldanud siis ka just kolleegidele selliste kirjutamisvõtete või selliste tehnikate poolt, et kuidas midagi teha, et kuidas, kõik on ka omas mõttes väga novaatorlikud olnud omal teemal. Et kuidas seda illustreerida. Näiteks niimoodi, et nad kõik on üsna sama põlvkonna mehed, et eks ole, Pester on 1913 sündinud, Vance 1916 ja Laiber 1910 äkki. Et suhteliselt sellised 6-7-aastased sama vanad mehed ja kõik tulnud siis kirjandusse, 30 lõpul, Vance'i ametite debüüt oli vist 45, et natuke hiljem. Aga suht sama aja mehed. Neist esimesena hakkas sellist kirjanduslikku stiili või selles varasemas pulpulmes nagu üsna harjumuspäratut laadi tooma mängu Fritz Leiber, kui ta avaldas oma esimesi neid sellesama sarja, ehk siis fantasy sarja, kus on 2 tegelast, 2 kangelast, Fahd ja Hall hiirepüüdja, et nende esimesed jutud ilmusid 1939, 40, 41 seal Ameerika ajakirjades, siis Unknown oli see John Campbelli ajakiri, fantasy ajakiri ja siis ütleme, võrreldes selle varasema, ütleme näiteks, võtame kas või Robert Howardi Conani lood, mis ilmusid seal 30. esimesel poolel, eks ole, Weird Talesis, et Library Fantasy on nagu selle poolest ka erinev, et selline nagu jutustav lõik sageli ei jookse enam sama lihtsalt kokku. Ehk et sa nagu näed mingit sellist, nagu mingit katkestust. Et need laused ei ole nagu loogiliselt üksteisele järgnevad, nõnda, et tegelane läks sinna, tegi seda, juhtus see. Et seal on nagu mingid, on näha, et ta kasutab mingid selliseid kirjanduslikke, modernistliku kirjanduse nippe, mis olid tollal moes, ja nagu lugeja on korraks nagu segaduses, et nüüd on siin midagi nagu valesti, et see ei tähenda midagi, et mis nüüd on, et siin on nagu mingi, lugeja, kes on just harjunud klassikalise žanrikirjanduse selge ja lihtsa actioni ja fantastiliste maastike kirjeldusega, eks ole, avastab ja Leiber on esimene, kes selle siis toob, see on 40. alguses juba sellesse žanriulmesse. Aga seda teevad nad kõik, seda hakkab tegema Pester 50-ndatel ja kui Vance tuleb ka juba üsna kohe oma vist esimeses 45 debüteerib ta ja 50. aastal tema esimene raamat ilmub Surev maa, see on ka niisugune postapokalüptiliste nagu fantasy juttude kogumik, hiid kaugest tulevikust,
ja noh, see on ka umbes nagu selline tekst, kus noh, mingi umbkaudne stiilinäide, eks ole, et mingi tegelane, kes on seal mingis fantasy loos, et mingi Tyr väljus lossiväravast ja suundus maanteele, ta kukkus taevas olevasse kaevu, on järgmine lause, ja kolmas lause on maantee ääres kasvasid ilusad lilled. Et ühesõnaga, tekst läheb nagu natuke selliseks nagu modernistlikuks või noh, nad kõik teevad mingil kombel seda, et see ei ole enam klassikaline vana kooli seiklusjutt, kus kõik on selge ja lihtne. Nii. Aga noh, selles mõttes selliseid üldistusi saab nende kohta veel mõnevõrra teha. Aga noh, muidugi nende kõigi kolme loomingut ei saa nagu lõpuni läbinisti üldistatult vaadata. Et noh, juba väga erinevad on nende selles mõttes siuke, noh, et kui viljakad kirjanikud nad olid või mis alažanrites või mis stiilis nad rohkem kirjutasid, et siin on kõik juba nagu üsna erinev. Et noh, neist, eks ole, Jack Vance oli hirmus viljakas kirjanik, ta on kirjutanud ikka kümneid ja kümneid romaane ja samamoodi on ka kümneid ja kümneid jutukogusid tal olemas. Laiberil on noh, mõnevõrra vähem, aga ikka ka 20-30 romaani ja siis samamoodi mitusada juttu ja palju kogumikke, noh, ja siis sinna kõrvale, eks ole, Alfred Bester, kes on kirjutanud nagu, no kuigi kokku vist umbes 6 või 7 romaani, aga ainult neist 2 tükki on tõeliselt olulised ja ka umbes kaks jutukogu täit jutte ehk umbes 4 niisugust õhukest köidet ongi nagu siis selline kogu Alfred Besteri oluline panus ulmekirjandusse, millega on ta üpris nagu harukordne nende tolle ajal esimeste 20-30 suurmeistri arvestuses, kes ikkagi kõik olid säärased viljakad kirjanikud nagu Jack Vance, et ikkagi nagu igal aastal romaan või paar ja jutukogu jagu jutte, et nagu kõigil kogunes nende mitmekümne loomeaasta kohta palju tekste, aga Besteril jah, kui ta selle auhinna sai, siis tegelikult ta sai selle umbes 4 raamatu eest, mis oli tol ajal üpris märgiline, kõnekas ja haruldane. Noh, tänapäeval seda auhinda juba jagatakse muudel põhjustel, nahavärvide ja soo ja teemade eest, mida käsitletakse, et nüüd nagu see viljakus ei ole enam nagu väga oluline. Aga jah, nende 3 autori nagu sellised loometeed läksid ikkagi üsna eri suundadesse, et noh, Jack Vance peamiselt lõi selliseid fantastilisi tulevikumaailmu, selliseid eri planeete ja tõesti need on selles mõttes, et noh, tõesti iga maailm on teisest täiesti erinev, noh ma sellest natuke hiljem räägin. Samas, eks ole, Fritz Leiber oli rohkem selline, ühest küljest selline moodsa linnaõuduse autor, kes tõigi siis nagu seal 40-ndatel esmakordselt selle varasema sellise gootiliku õuduskirjanduse või selliste Uus-Inglismaa lagunenud taluhoonete õuduse tõi siis nagu suurlinna ja sellisesse industriaalsesse sotsialistlikku keskkonda, ametiühingute, noh, moodsasse aega. Et sellised nagu moodne linnaõudus ja teiselt poolt siis nagu Leiberi, noh, üks niisugune kaubamärk on ka just seesama 7-köiteline fantasy saaga, millest siis esimene osa on meil siin ilmunud. Aga see fantasy ka ei ole selline, noh, ta ei ole eriti nagu tavaline klassikaline sword and sorcery, mõõga ja maagia fantasy, kuigi ta nagu sellesse liiki kuulub, aga ta on selles alažanris nagu esimene selline hästi realistlik, küüniline jõhker, et teda loetakse ka sellise nagu grimdarki või Synkmorni selliseks nagu esimeseks prototekstiks või eelkäijaks. Et nagu fantasist võeti ära selline kangelaslikkus ja alles jäi nagu närusus, et see on nagu niisugune Leiberi toodud. Aga noh, ühesõnaga Leiber on niisugune nagu laadilt selline tegelikult mõneti nagu argine ja moodne kirjanik, eks ole. Ja siis sinna kolmandaks, eks ole, Alfred Bester, kes siis, noh, tema 2 romaani ja siis paar kogumikutäit jutte on ju enamasti sellised kujutavad mingit üpris sellist futuristlikku lähitulevikku, hästi niisugune šikk, modern, funky, niisugune värviline, kirev, pöörane niisugune tulevikulinna maastik või midagi nagu säärast, eks ole, närviline ja noh, seda ma just ütlesin. Et selline nagu kolmandat tüüpi autor hoopis. Ehk et nagu nende loomingud ei ole omavahel, teab mis ülearu hästi võrreldavad. Noh, mingid sääraseid, eks ole, selliseid paralleele nende elukäikude vahel saab veel, eks ole, tuua, et nii Bester kui Vance 50-ndatel hakkasid palju reisima, kolisid mõneks ajaks Euroopasse, noh, samamoodi, see on muidugi täielik juhus, et mõlemal ka vanas eas hakkas silmanägemine streikima, ei saanud enam selle pärast eriti kirjutada, noh,
samas, eks ole, Pester ja Laiber, et noh, nende vahel leiab ühisjoone selle, et pärast nagu pikka aega abielus oldud, pärast naise surma mõlemad hakkas üsna sageli korgi otsa kukkuma ja Laiber isegi oli seal käis seal AA liikumises sisse-välja üle 10 aasta, et noh, et ka see on nagu kahel autoril sarnane joon. Aga Jack Vance'il seda ei olnud, et tema oli üsna karske inimene ja kirjutas väga palju. Et noh, selliseid täiesti nagu suvalisi mingeid ühisjooni, eks ole, leiaks, aga need on kirjanduse välised ja ei ole nagu teab, mis olulised. Aga mis jällegi neil, eks ole, on kõigil kolmel ühine, ongi see, mida ma juba ütlesin, et nende niisugune nagu juured, nende selline algtulek on nagu kõigil kolmel nagu selline kahe pool, et ühest küljest on nende juured siis selles varases žanriulmes, selles pulpis, mida seal kahe sõja vahel Ameerikas ajakirjades viljeldi. Ja teisest küljest on neil kõigil ka niisugune just selline peavoolukirjanduse või tõsise kirjanduse tahk ka nagu kaasa antud või olemas, et kui Pester tuli kirjandusse 39, siis tema käis enam igas ajakirjatoimetuses ringidel oli näpus, oli James Joyce'i Ulysses ja ta igal pool vahutas sellest, kui võrratu raamat see on ja kuidas ulmes peaks ka niimoodi kirjutama. No eks ole, see nüüd jõudis möödunud aastal, pärast 100 aastat avaldamist ka eesti keelde, eks ole, kõik saavad veenduda. Noh, tekst on ju jah, niisugune väga modernistlik. Ja samamoodi, eks ole, Fritz Leiber, tema isa oli niisugune klassikaline Shakespeare'i näitleja Ameerikas, tal oli oma teatritrupp Fritz Leiber and Company, siis Fritz Leiber senior oli siis Shakespeare'i näitleja ja siis väike Fritz käis siis ka juba nende isaga tuuridel kaasas ja noorukina ka ja hakkas ka mingeid väikesi selliseid lihtsamaid rolle mängima nendes tükkides. Ehk et noh, tema taust oli selline väga nagu teatraalne, et ta oli nagu teatraalide keskkonnas kasvas üles ja samas ka on ta nagu Shakespeare'i eest taha ja tagant ette läbi lugenud ja ta on nagu väga nagu Shakespeare'ist läbi imbunud kirjanik. Ja Jack Vance'il jällegi noh, lisaks selle palpulme lugemisele oli teisest küljest, kuna ta sündis, eks oli niisuguses San Francisco jõukas linnakoju ja nende seal kodu äärpäris oli niisugune hiigelsuur raamatukogu, ema, kes oli ta suur kirjandussõber, kogunud sinna kokku ja ta seal noh, ka juba varases nooruses tudeeris läbi kõik, mis seal oli, noh, ütleme, tõesti alates Edgar Rice Burroughsi Tarzani ja Marsi lugudest kuni ka jällegi sellise väärtkirjanduse otsani, mis seal kõik oli, et noh, et väga palju ka sellist väärtkirjanduse lugemust oli tema taust. Ja võib-olla niisugune kõige olulisem asi, mis neid kolme autorit veel ühendab, on siis selline suhtumine teadusesse, sellesse ulme, sellesse nagu science poolde. Et seda saab kokku võtta sellise sõnaga nagu suva. Ehk siis, noh, kuigi siin, eks ole, Vance õppis küll ülikoolis mingi aeg ka mäeinseneerlust või mingit inseneri asjandust, siis nagu valdavalt on neil kõigil ka ülikoolis selline humanitaarne taust või pigem mingi niisugune, et mitte reaalteaduslik taust ja kui ka nende kõigi loomingut vaadata, seda ühendabki see, et sellist hard SF-i või tõsiteaduslikku fantastikat ei maksa neist absoluutselt otsida. Et noh, kuigi, eks ole, need Jack Vance'i maailmad on kõik enamasti kusagil kaugtuleviku planeetide peal, aga noh, nad on kõik peaaegu sellised nagu fantasy kirjanduslikult fantastilised ja noh, mingid selliseid nagu väga loogilisi teadusasju sealt ei maksa otsida. Samamoodi, eks ole, noh, need Leiber ongi rohkem ka fantasy üldse nagu nende linnaõuduse kirjanik, et noh, tal science fictionit nagu formaalselt science fiction natuke loomingus on, et seal mingi üks romaan on mingi post-apo maailmast, üks on seal dystoopilisest tulevikudiktatuurist, üks on ka mingi ajarannusari või kus erinevad ajastud omavahel sõdivad, Change War seeria, aga ka see, eks ole, noh, kui ma ütlen, eks ole, et erinevad ajastud omavahel sõdivad, siis seda võib kohe hakkab nagu ulmefännil vaimusilmas tekkima niisugune hästi lahe, niisugune kommertslik, niisugune ulmeline skeem, kuidas eri ajastud sõdivad, aga ei, Leiber on selle lahendanud hästi literatuurselt ja rohkem nagu sellise pea jälle metafoorselt, et noh, seal ei ole mingit sellist palpulme või sellist seiklusulmelikult ei toimu see tegevus, et ja noh, ja Pester, eks ole, noh ka, võtame kas või see tänane põhiromaan, millest me pärastpoole, noh, mille pärast see üritus see toimub eelkõige, et noh, ka selle romaani põhiteemaks on, eks ole, telepaatia ja noh, telepaatia on üldiselt üks esoteerika alla kuuluvaid nähtusi, hoolimata sellest, mida Asimovi Asumi fännid armastavad mõelda, et see on jube teaduslik raamatusari, aga noh, see põhiteema on seal telepaatia, eks ole, kuidas teise asumlased
mõttejõul maailma valitsevad. Ehk et noh, jällegi täiesti ebateaduslik asi ja noh, samas ka, eks ole, see Pesteri eesti keeles ilmunud teine romaan, ehk siis Tiiger, mis 2010 Varraku F-sarjas ilmus, noh, ka seal on selline mingi niisugune nagu noh, ruumis liikumise või ma ei tea, kas ta ka ajas või ainult ruumis liikus, noh, on ju põhimõtteliselt mingi džantimine või mis see on ju ka enam-vähem selline ülelinna Vinski, niisugune läbi seinte stiilis, et vasaku jala kannaga vastu parema jala suult varvast ja liigungi kuhugi. Et jällegi hästi ebateaduslik tegelikult, teadus ei ole tähtis, selline teaduspärane kirjeldus ei ole oluline, teadus on seal ainult, aga noh, nende kõigi looming on teistpidi noh, ikkagi väga, väga ulmeline või väga fantastiline, et seda kuidagi nagu argiselt ei saaks üldse lahendada, et selles mõttes ulme on nad kõik ja ikkagi nagu luust ja lihast, aga jah, lihtsalt nad ei hooli eriti sellisest nagu teaduslikust põhjendustest. Sest noh, ega tegelikult ju ka see tõsiteadusliku fantastika, tõsiteaduslikkus on sageli ainult noh, nii-öelda kui osavalt sa maskeerid seda oma põhjendustega, et ega tegelikult see ka ei tööta päriselus ja suures jaos ei hakka ka kunagi tööle. Aga noh, see on selline veel üks neid nagu kõiki kolme ühendav oluline asi. Nüüd, ega ma vist jah, Fritz Leiberist otseselt rohkem ei räägi, aga ma ikkagi jätan ta siia, kuna ta on väga oluline kirjanik. Ja pärast veel tuleb üks joon, mis ka teda nende ülejäänud kahe mehega seob. Aga nüüd natukene mõned nagu märksõnad Jack Vance'i kohta, et no ikkagi temast väga pikalt ei räägi, aga jah, et nagu see, mille poolest Jack, ütleme niimoodi, see Jack Vance'i raamat, mille me nüüd eesti keeles avaldasime, noh, neist ülejäänud kahest natuke selle poolest erineb, et tegelikult see on üsna nagu niisugune lihtsasti niimoodi noh, lauselises mõttes on ta ikkagi üsna niisugune klassikaline ulme. Et meil oli, kui me Vance'i nagu välja andma hakkasime, meil oli nagu pikemat aega oli sellises mõttena avaldamisnimekirjas ka just tema see esikraamat, ehk siis Surev maa, mis on siis niisugune novellikogu kaugtuleviku postapokalüptilisest maast, kus on siis teadus unustatud ja see maa on nagu ka muutunud niisuguseks nagu pea maagiliseks või noh, ainsad alles jäänud teadusvidinad noh, on saanud sellise maagilise tähenduse või neid nagu peetakse maagia ilminguteks nende asjade töötamist. Aga me seda nagu ei julgenud kuidagi väga teha, kuna noh, see on väga nagu niisugune raske tekst, mis ei lase ennast väga kergesti ligi, siis mõtlesime ikkagi, et võtame sellise sipa klassikalisema Vance'i, kus neid keelepiruette ja keelemänge võib-olla on vähem, et tegelane ei kuku järsku taevas olevasse kaevu. Et need kolm lugu on nagu vähemalt nii-öelda nagu lause poolest üsna klassikalised, aga jah, et nad teistpidi nad on väga sarnased lood, kõik kolm kujutades sellist kaugtuleviku selliseid eri planeete, üks on vist ka Maal, eks ole, tegevusega ülejäänud on muud planeedid, mis siis on noh, ka ütleme selles mõttes, et noh, nad kujutavad sellist tulevikku, mis on siis juhtunud, eks ole, ütleme, Asimovi Galactica impeeriumis ilma asumita, ehk siis ongi jäänud see 30 000 aastane barbaarsus ja planeedid on langenud tagasi feodalismi ja ehk et ütleme niimoodi, et kes ootab siit nüüd pealkirja ja kaanepildi järgi selliseid Rebecca Jarruslikke Navarra taevas lendavaid armsaid lohesid, kellega tütarlapsi õhkama panna, et tegelikult ei, et need ei ole lohed siin selles mõttes, nad ei ole päris draakonid, et see on niisugune noh, ka ikkagi nagu lihtsalt mingi visuaalne sarnasus natukene, et tegu on ikkagi selliste nagu noh, mutantidega, kes on lihtsalt mingist tulnukrassist aretatud ja ma mäletan, kas nad tuld purskasid või mitte, aga jah, et nad tegelikult lohed ei ole. Aga ühesõnaga ongi selline noh, nagu ühest küljest, eks ole, kaugtulevikku ikkagi nagu science fiction, maailmad, aga teisest küljest noh, mõneti nagu väga fantasylikud või see keskkond on nagu natuke fantasylik. Aga mis on, eks ole, mida see raamat üsna hästi nagu väljendab ja markeerib, ongi see just see Jack Vance'i see tohutu äärmiselt erinevate maailmade paljusus. Sest noh, ta ikka, kuna ma ütlen, neid romaane endal kümneid ja kümneid ja kümneid ja igas ühes ta loob enam-vähem täiesti mingi uue planeedi, mis on täiesti teist tüüpi. Ja minu meelest see enam nagu kahte ülearu sarnast ei ole. Et tal jätkus fantaasiat, et igasse kohta panna mingi täiesti see oma tüüpi, omalaadne nõks või konks sisse. Ja... Kas mõni pole sellist erakujuline või?
ma ei tea seda, kuna ma tunnistan, et ega ma ei ole kogu Jack Vance'i suutnud läbi lugeda, et ma saan väga palju avastamisruumi, aga nii palju, kui ma olen teda lugenud, ütleme, et need 3 lugu on enam-vähem nagu mingite tunnuste poolest nagu kõige sarnasemad omavahel. Need maailmad on natuke nagu sarnased, aga ka ikkagi igaühes on oma erisused sees. Aga et ongi, eks ole, seda Surevat maad juba mainisin, eesti keeles on olemas see Stalkeri võitnud jutustus Kuukoi, eks ole, mida kõik ulmefännid on siit lugenud kindlasti, kus on selline maskide ümber, et kogu maailm, kogu see kultuur on nagu keerleb sellise nagu maski kandmise süsteemi ümber ja sellest tulenevalt, eks ole, on seal muutunud inimkäitumine ja dialoogid ja inimesed omavahel suhtlevad ja kogu see nagu inimeste mentaalsus on tugevalt muutunud just läbi selle ühe mingi veidra kombe. Ja tegelikult nagu mingid sarnaseid asju on tal hästi palju, et ta võtab mingi teema, kus ta siis selle mis on kuskil mingis tulevikuühiskonnas juurdunud, siis keerab selle teema nagu sellisesse nagu punasesse ja siis hakkab nagu lahkama või lahendama, et kui palju see nagu muudab inimkäitumist ja kui palju see kogu üldse kultuuri seda arengut ja evolutsiooni muudab ja sellest nagu tekivadki seal sellised erinevad konfliktid siis mingite tegelaste ja erinevatest maailmadest pärit eri kultuuride esindajate vahel, et näiteks üks üsna kuulus romaan Enfüürio, kus kogu planeet tegeleb mingite puunikerduste valmistamisega või selliste käsitööga, mida siis üle galaktika igale poole müüakse ja seal on keelatud mingi kogu tööstuslik tootmine ja sellest tulenevalt jällegi kogu see kultuur, eks ole, muutunud, kogu see inimesed tolles tsivilisatsioonis on muutunud, meie mõttes nagu inimesest üsna teistsuguseks ja kõike seda ta nagu lahkab ja käsitleb seal. Ja mõtlen, sääraseid on tal veel nagu kümneid ja kümneid, et ikkagi, aga kõik on nagu umbes nagu samalaadsesse väravasse, et ta võtab mingi sellise asja, lisab selle siis nagu, ja tal on ka erinevaid tulnukrasse muidugi hirmus palju, eks ole, nagu üks ongi need hiigelsuured sipelgad siin, kes näevad välja natuke nagu lohed. Et igasugused tulnukrasse on tal hästi palju ja need ei ole ka kunagi ülearu sarnased omavahel, need jällegi hästi erinevad. Et ongi, et öeldakse, et Vance'i puhul ei ole oluline mingi selline karakterite psühholoogiline keerukus või ei ole oluline mingi, jumal teab, eks ole, tõsiteadus fantastiline mingi leiutis või idee või mingi selline ulmeline idee, vaid enamasti on tema teostajate peategelaseks ongi need maailmad, mida ta hästi värvikalt oskab paberile manada ja meie siis muudkui loeme ja avastame, kellele muidugi niisugune ulme meeldib. Jällegi ega nendel inimestel, kes tahavad sellist tõsiteaduslikku fantastikat, eks ole, neile Vance tõenäoliselt väga ei istu. Aga jah, et just selline, see on nagu tema kui kirjaniku eripära. Nii. Nüüd peaks äkki ise olen juba sellest Vance'i lugemisest ja kirjutamisest nüüd niimoodi juba pool aastat eemal olnud, et ma sellest nagu väga palju rohkem praegu ei räägiks, et lähekski nüüd siis selle Alfred Besteri juurde, kes on see tänane põhitegelane siin. Eks ole, nagu juba ütlesin, et tema on see suurmeistriks saanud kõige väiksema panusega, umbes nagu Terence Malick on filmikunstis umbes 4 või 5 filmi teinud ja kohutavalt auhinnatud lavastajad, samamoodi niisugune least body of work, mis on most praised. Nii, ehk siis Alfred Bester, niisugune New Yorgi juut, kõik tema esivanemad olid ka mitu põlve juudid, isa poolt Austriast, ema poolt Venemaad, Vene impeeriumist umbes üsna lähedalt sealt samast kandist, kust on ka Asimov pärit, sealt kusagilt Valgevene, Poola, need alad, eks ole, need tollal Vene impeeriumi alla kuulusid, niisugune Poola-Valgevene juut ühesõnaga ema poolt ja kasvanud ka sellises New Yorgi siis juudi keskkonnas nagu väga palju tollaseid selle kuldajastu ulmestaare, kes on kõik üsna nagu samasuguse natuuriga ja samasuguse sellise taustaga inimesed. Ehk siis kuigi tal ema oli hästi religioosne, aga samas kodus neil oli üsna vabameelne kasvatus, et teda õde said üsna vaba kasvatuse, et mingit suurt usuvärki neil polnud. Ülikoolis õppis, tegutses ja tuleb ulmesse üsna traditsioonilist moodi seal 39. aastal, nagu jälle kõik need Heinleinid, Van Vogtid, Asimovid, kõik need kuldajastu põhikirjanikud ja siis ongi, et sellega on see üks niisugune kergelt naljakas lugu, et kui seda, ühesõnaga,
jaa, Pesteri ulmese tuleks toimus läbi ühe jutuvõistluse. Ehk siis ta töötas parajasti kusagil mingis suures asutuses suhtekordusosakonnas pärast ülikooli noore mehena ja siis ta avastas ühes pulpajakirjas siis sellise reklaami, et see oli Thrilling Wonder Stories, kus siis reklaamiti, et jutuvõistlus auhind $50. Jällegi ma rõhutan, et neist rahanumbritest ei maksa kuidagi nagu heituda, et kui see tollane $50 tõsta nagu tänapäeva ostujõudu, ehk siis inflatsioon arvesse võtta, siis see annab umbes mingi 1100 või niimoodi, et see ikkagi nagu normaalne auhind. Ja siis Pester saatis sinna ühe jutu ja siis see jutt võitiski. Ja siis ilmus see 39 aasta aprillis, ümber lükatud aktsioom. Aga sellega oli niisugune lugu, et siis kui kunagi aastat paarkümmend hiljem, kui siis Pester tegi intervjuusid erinevate kuulsustega kirjastusala ajakirja Publishers Weekly, et siis ta intervjueeris sinna Robert Heinleini ja küsis, et kuidas, nagu see jõuti ka küsimust, et Heinlein, Robert, kuidas sina jõudsid ulmesse ka samal aastal ju. Ja siis Heinlein rääkis põhiliselt sama loo ära, et avastas ka ajakirjas Thrilling Wonder Stories jutuvõistluse reklaami, kirjutas valmis ka oma jutu, elujoon, lifeline, aga enne kui ta selle sinna jutuvõistlusele saatis, siis ta uuris ka, et mida maksab nagu selline tsipake nagu paremat renomeed evinud ajakiri Astounding Science Fiction, mida siis John Campbell toimetas, mis siis nagu paneb selle kuldajastule aluse see ajakiri, ja Campbell luges loo läbi, ostis ära $70 eest, mille peale siis Pester seal jäi ka intervjuu sisse, siis seal plahvatas, et see igavene litapoeg, et mina võitsin selle võistluse ja sina trumpasid mind $20 üle. Ja üldiselt siis nii see karjäär läks, et edasi ta hakkas siis seal samas ajakirjas avaldama selliseid seiklusulme jutte või niisuguseid teravmeelsemaid jutte. Läks üsna kiiresti ka sinna samasse Campbelli Astoundingusse, hakkas ka seal jutte avaldama, aga need tema esimesed lood ei ole veel seda kuidagi selline tema hilisem literatuurse stiili esindajad. Nad on küll ikkagi väga selgelt ka Pester, kui ta avaldas seal 3 aasta jooksul mingi 15 erineva pikkusega mingit lühiromaani, lühijuttu, jutustust, aga ta ometigi ka tõuseb nende tekstidega ikkagi sellise kuldajastu 10-15 olulisema autori hulka. Aga ei midagi nagu ülearu erilist, et hiljem, jällegi aastaid hiljem on Asimov meenutanud, et tol ajal oli Asimovil niisugune hiigelsuur alaväärsuskompleks ja kadedus Pesteri vastu, et oligi, et kui ta 41. aastal ilmus Astoundingis, siis nagu esimest korda, kui Asimovi jutt sai nagu kaanelooks, et tehti ka illustratsioon, see oli siis Nightfall, ehk siis 20. sajandi hiigelkuulus ulmejutt, mis siis on eesti keeles, mis ta päeva lõpp, Horisont 97 seal kollastel lehekülgedel ilmunud alase tõlkes. Et kui see lugu ilmus, et siis kuidagi nagu Asimovil jäi kogu aeg mulje, et kuigi nagu tema jutt oli kaanelugu ja küll sai väga palju tähelepanu, et ikkagi nagu rahvas rohkem rääkis samas numbris ilmunud Pesteri lühijutust Adam and No Eve, ehk siis Adam ja ühtegi Eevat, mis on niisugune hästi, hästi teravmeelne, lühike, vinge selline maailmalõpulugu. Ja jällegi, kui siis pool aastat või tsipa rohkem hiljem, 42. aasta mais ilmus Astoundingis jälle kaaneloona siis Asimovi esimene asumijutt, Ensuklopedistid on siis raamatuseks teine peatükk. Et siis, ja jälle sellest palju räägiti ja see tekitas suurt furoori, et siis jälle tundus Asimovile, et samas numbris oli Pesteri lühiromaan Sõrmeliigutus, Push of a Finger, mis käsitles ka seda sama teemat, et kuidagi, et kuidas prognoosida tulevikku ja kuidas ära hoida tulevikus juhtuvat maailma allakäiku ja hävingut. Ja jällegi tundus Asimovile, et rohkem räägiti sellest Pesteri loost. Ehk et ta oli ka ju omal ajal niisugune tippautor ikkagi selle, aga jah, ta kirjutas nagu vähe. Et ta muidugi nagu klassikalise palpautorina avaldas ka igasuguseid mingid piraadijutte ja igal poole mujale ka, et ulme välist kirjandust ka kirjutas. Aga jah, et ta oli 36. aastal oli ta ka abiellunud, Rosalind Kulko oli see tema abikaasa, kes töötas siis raadios sellise kuuldemängu näitlejana, mis oli siis tollal niisugune telet nagu väga ei olnud, et oli niisugune põhiline niisugune žanr igasuguste krimi ja seebikate jaoks oli ju raadio, sellised järjekuuldemängud. Ja siis tema abikaasa, kelle jah, kes on nagu ajalukku läinud sellise kummalise faktiga, et ta oli esimene näitleja, kes on siis üldse kunagi kehastanud Supermani Lois Lane'i siis ühes raadiokuuldemängus 41. aastal.
ma olen selle kuuldamängu osa lingi pannud ka ulmegruppi, et selle abikaasa häält on seal kuulda. ja siis see abikaasa ühel hetkel 42. aastal, kõigepealt on see, et 42. aastal need 2 esimest Pesteri toimetajat sealt ajakirjast Thrilling Wonder Stories, kus jutuvõistlus toimus, need lähevad ulmeajakirja toimetamisest ära firmasse DC Comics, kuna suuresti on ka ainult käima koomiksitööstus, koomiksivihikud ja koomiksiajakirjade ilmumine ja parasti hästi just popid kõiksugused superkangelase koomiksid ja nad kutsuvad Pesteri kaasa. Ja tollal eks oli inimestega vaatas, kus rohkem raha saab ja koomiksites sai nagu rohkem raha, et neid ilmus rohkem, oli seal rohkem kirjutada ja Pester lähebki 42. aastal lahkub ulmest esimest korda, neid lahkumisi tuleb veel. Nagu Silverberg, kes üle 10 aastale solvub ulme peal ja lahkub ulmest. Pester küll ei solvunud, aga ta lihtsalt lahkus nagu parema töö peale, sest see koomiksi asi nagu maksis rohkem ja ta hakkab kirjutama siin koomiksi süžeesid, eks ole, selliseid lihtsaid süžeekesi, millest siis pildijoonistajad teevad neid lugusid ja koomiksi jutumulje kirjutama hakkab, süžeet pluss jutumullid. Ja ta teebki neid kuulsaid koomiksid, aitab seal kirjutada igasuguseid Batmani, Supermani, ma ei tea, mis rohelise laterna, ma ei tea, mis DC all olid tol hetkel, et ma ei ole väga suur koomiksi spetsialist. Aga ka seal ajal, kui sõtta läheb Lee Falk, kes mõtles ju välja Fantoomi koomiksid, siis Pester teeb ka tema asemel neid Fantoomi süžeesid, mõtleb välja ja väidetavalt on Pester just see, kes andis selle Fantoomi tegelasele selle lisanime Walker, kes sinna, keda need Singi piraadid seal kuskil, kelle esivanema ära tapsid. Ja ta kirjutab koomiksid 2-3 aastat ja siis 46. aastal ongi see, kui tema siis abikaasas ja raadios töötanud naisterahvas siis annab teada, et neil parajasti on nagu raadios on puudu mingistest krimilugude kirjutajatest, et krimikuuldamängude kirjutajatest ja seal maksti tsipa veel rohkem ja siis ta läheb juhti sinna raadiosse ja hakkab kirjutama selliseid nagu kuulsaid tollajaseid detektiividele, nagu detektiivide, saate Nero Wulfi lugusid raadiosse on tema kirjutanud, et tollal ei olnud kõik mitte need tekstid, mis on Stout kirjutanud, vaid raadio jaoks mõeldi mingisuguseid omad lood välja, aga ka Charlie Chan, kes teab sellist Aasia juurtega detektiivi ja ta on kirjutanud seal palju, kirjutas. 48 aastal, kui tekib see telejaamade süsteem, see mood, need tekivad igasugused suured televõrgud, need CBS, ABC, NBC, et siis ta läheb ka kiiresti telesse ja hakkab tegema ka teletsenaariumeid. Seal tulevad ka esimesed mingisugused üsna kehvakesed ulmesarjad, mis on niisugused tubateatri moodi kuskil üles võetud mingid Tom Corbett, Kosmosekadett, mingid niisuguseid osasid kirjutab sinna. Ja aga siis ta kuskil 50. aastal järsku millegipärast otsustab ulmesse naasta. Keegi täpselt ei tea, miks, ta ise on alati hiljem öelnud, et see ulmesse naasmine oli tema jaoks alati niisugune terapeutiline kogemus, et ta sai nagu ulmes proovida teha asju, mida tegelikult selles koomiksi ja telemaailmas ja raadiomaailmas ei saanud. See oli natuke niisugune liigagi konservatiivne või peavooluvärk, et ulmes sai nagu natuke rohkem nišis proovida selliseid huvitavamaid või niisugused allapoole vööd teemasid. Aga oluline on see, et nüüd eks üle 50-ndatel tekibki see kirjanik Pester, keda me teame ja kes on siis selle suurmeistri tiitliga pärjatud. Ja kummaline ongi see, et ta tekib just nagu tänu sellele, nagu Pester täiesti hakkab nagu uut moodi kirjutama. Tekibki tänu sellele, et ta töötas 8 aastat koomiksite, raadio ja televaldkonnas, et tegelikult tegi nagu primitiivsemat sisu tootis. Aga see sisu oli nagu tehniliselt, andis talle sellise pagasi, et kui ta varem oli, eks ole, see nagu olemas nii see nagu väärtkirjanduse taust, et ta väga armastas seda Ulyssist, pulptaust, et tegi ka väga niisuguseid klassikalisi nagu pulpsüžeesid ja seiklusi, värvikaid, siis nüüd talle nagu lisandubki sealt eriti koomiksi maailmast lisandub siis see, et ta nagu, tema see 50-ndate looming on juba läheb hästi niisugune nagu tempotundlik, et ta läheb väga selliseks kiiretempoliseks, väga hästi valdab sellist korraga koomilist ja samas niisugust hardboiled, niisugust karmikoolkonna sünget dialoogi, hästi lühikest dialoogi, ja tal on ka hästi visuaalne lähenemine sellele tekstile, nagu kahepoolselt seda, et ühest küljest me tegelikult võime üsna hästi neid Pesteri tekste nagu ette kujutada, neid nagu visuaalselt, aga teisest küljest on see, mida see visuaalne lähenemine tähendab, see tähendab ka nagu tehniliselt seda, et tekstid muutuvad nagu visuaalselt selliseks, kui ma nüüd leian üles õige lehekülje, millega me külendades palju vaeva nägime, et nii nagu, eks ole, nagu koomiksi maailmas on ju sageli see, et mingi pilt on järsku niisugune, kus on lihtsalt plahvatus ja bäng on pildi keskel, et selle sama toob nagu Pester ka proosateksti, tekivad mingisugused laused, mis hakkavad käima kuidagi lehekülje peal diagonaalis või üles-alla ja mõnest
tema jutus on lihtsalt ka terve lehekülg on mingi kirjavahemärk moodustab mingisuguseid kujundeid ja et noh, ja toob ka sellise visuaalse asja nagu teksti. Ja noh, et see on ka niisugune tema eripära seal 50 aastatel. Aga jah, et tema see nagu ulmese tagasitulek oleks peaaegu isegi võinud nagu läbi kukkuda, sest et no automaatselt läks ta ikka selle tolle varasema ihutoimetaja John Campbelli juurde, kes Astoundingut toimetas, aga noh, see aastal 1950 on just see, kui kuldaeg on kõmaki läbi saanud ja Campbelli täht üsna kiiresti kustub, sest see on just see aasta, kui ta Campbell avastab enda jaoks selle L. Ron Hubbardi välja mõeldud pseudopsühholoogilise eneseabiteaduse nimega Dianeetika, millest siis hiljem Hubbard teeb omakorda selle religiooni nimega Scientoloogia, ehk siis loob selle põhjal omaette libareligiooni. Aga jah, et kui Pester läheb siin ajakirjatoimetuses ühe jutuga, mis on ehitatud üles nagu Freudi mingisugustele Freudi psühhoanalüüsi mingitele nagu teemadele, mida ta ei oleks saanud käsitleda kusagil raadios või televormis. Ja Campbell talle sama hakkab seal kohe rääkima, et see muidugi on väga huvitav, aga mul on siin just üks uus niisugune psühholoogiateadus, just on nagu trükki minemas see number, kus see Dianeetika artikkel ilmub, et need kujundatud poogneid, et sa loe see läbi, et see lükkab põhimõtteliselt enam kogu selle Freudi ja kogu moodsa psühholoogia täiesti ümber. No Pester hakkab nagu lugema alguses, Campbell nagu tõmbab selle oma pitsi otsast sigaretti ja ootab, nagu ta ikka ootas, et kui need autorid tal seal loevad neid asju. Ja siis Pester alguses loeb nagu diagonaalis ja siis lõpuks see teeskleb lugemist ja see tekst võib nii loll, et tal on nii piinlik seal olla. Ja siis nad lähevad veel pärast seda, kui ta on läbi lugenud, lähevad veel lõunale ja siis seal söövad seal oma lõunasöögi ära, tulevad tagasi ja siis ka nagu Campbell alati tegi, et noh, et ta tahab kohe ümberkirjutust, et näed, siin on kirjutusmasin ja istu tee ümber, et noh, ta pakub ette, et noh, et lükka kogu see Sigmund Freud välja ja teeme ainult selle uue Dianeetika psühholoogia teaduse abil selle. No Pester õnneks nagu avastab, et selle loo saab ümber teha, et see lugu ei kaota eriti oma kvaliteete, et kui sinna võtta välja see Freud. Ja teebki need parandused ära ja ütles, et noh, et sellepärast, et sealt minema saada, sest see on talle nii piinlik ja niisugune nii kentsakas kogemus. Ja siis see jutt ilmubki siis nagu ümbertöötud kujul, aga jah, rohkem nad enam kunagi koostööd ei tee, sest et kui siis aasta hiljem küsivad need, kes annavad välja neid aasta parimate lugude kogumikke, küsivad siis tema seda lugu ka sinna kogumikku, siis ta saadab neile selle oma algversiooni, mitte selle Campbelli ajakirjas ilmunud versiooni ja see oli siis nagu niisugune žest Campbellile, et noh, see oli halb mõte seda ümber teha. Ja rohkem nad nagu omavahel enam koostööd ei tee ja aga õnneks ei olnud 5. aastal enam see Astounding selline nagu ainu turuvalitseja, nagu ta oli 40-ndatel, selline üks suur ajakiri, mis kogu seda kuldajastut kujundas, vaid nüüd on tekkinud ka sellised uued liberaalsed, literatuursed ajakirjad nagu Anthony Boucheri Fantasy and Science Fiction ja siis ka Horace Gold'i selline üsna niisugune nagu satiirilist, poliitilist, sotsioloogilist ulmet hindav Galaxy Science Fiction. Ja ta lähebki mõlemasse neisse ajakirjadesse, et seal Fantasy and Science Fiction hakkab ilmuma tema lühilood, millest tulevad hiljem need 2 kogumikku, mis on nagu mida hinnatakse ka paariks selliseks ulmeajaloo vast sellisteks kõrgetasemelisemateks novellikogudeks, Starburst, Tähepurse ja teine siis Dark Side of Earth, Maa varjukülg. Need ilmuvad seal 59, 64 vist kogumikud. Aga ongi, et siis selles Horace Gold'i ajakirja, mis tahab sellist poliitilist, sotsioloogilist, satiirilist ulmet, et siis sinna ta kirjutab järjelugudena 2 romaani, et ongi siis tema lammutatud inimene, lammutatud mees ja teine on siis see Tiiger või Tähed mu sihtjaam, The Stars My Destination, on ta Ameerika pealkiri. Ja see raamat on ka Horace Gold'ile ehk selle toimetajale pühendatud. Ja noh, siis samal ajal ongi, et noh, siis hakkab siis Pester seal 50 läbi käima ka selle New Yorgi liberaalide ulmekirjanike kambaga, kus ongi siis lisaks nendele toimetajatele on veel Asimov, James Blish, Theodore Sturgeon ja seal on ta ka selline noh, niisugune nagu, kuigi nagu tema žanriulme juured on teada, on tal seal selline ikkagi üldkirjanduslik nagu selline aura või niisugune maine, nagu paljudel ka tollel kümnendil alustanud sellist valdavalt nagu õuduskirjanikel nagu Richard Matheson või William Nolan või siis ka veel Charles Beaumont, kes on sellised, noh, ei ole nii nagu žanriulme sees, vaid sellised nagu õudusautorid, kelle õudusjuttega nagu peavool väga hindab. No natuke nagu Bradbury tegelikult, kes tegi ka samalaadset õudust. Aga noh, teisalt on selgelt, eks ole, Pesteril ikka sellised tugevad pulpjuured, et noh,
noh, ühest küljest on ta hästi niisugune modernistlik, teisest hästi koomiksilik, pulpilik. Et tal nagu need nagu jooned on nagu hästi niisugune eneseirooniline, satiiriline, hüsteeriline ja noh, samas tema kangelased on hästi pulpilikud, niisugused arhetüübid nagu hull teadlane, saatuslik naine, noh, kõik sellised kangelased on sellised, noh, Pester niisugune antikangelane ongi, keda Ameerika kriitika hakkab nimetama nagu Pesterman, noh, kuna ta töötas koomiksi ja superkangelaste valdkonnas, siis on man lõpuga tegelased on olulised. Niisugune Pesterman on selline tema antikangelane, kes on siis see Gully Foyle sealt Tähed mu sihtjaamast ja ka siit leiate, kui seda loete, samalaadseid, eks ole, tegelasi. Nüüd jälle tema, noh, ja nende romaanidega, eks ole, ongi, et kui see romaan ilmub seal ajakirjas, mis ei olnud tollal väga levinud, et juba ajakirja versioon kandideerib siis selle esmakordselt 53. aastal välja antavale Hugo auhinnale ja võidab selle ja noh, ja ongi siis see romaan, kui ka siis 3 aastat hiljem ilmunud see Tähed mu sihtjaam ehk eesti keeles Tiiger, et noh, need mõlemad romaanid ongi nagu jäänud sellisteks, noh, need on tänapäevani, kui teeb mingi ajakiri või mingi ulmeühing, teeb mingi küsitluse, et nimetage kõigi aegade parimad lühijutud, parimad romaanid, siis nende parimate romaanide top 20 on enamasti mõlemad Pesteri romaanid nagu tänapäevani sees. Ehk et noh, nad on sellist nagu siiamaani peetakse neid kõige nagu selliseks novaatorlikeks, hästi novaatorlikeks ja noh, nad ei ole ka tänu oma sellisele noh, natuke nagu modernistlikule laadile, ei ole nad nagu väga ajahambale jalgu jäänud, et noh, kuna kogu see pulpsisu on siin väga niisugune nagu eneseirooniline või selles mõttes niisugune, et noh, seetõttu ta nagu ka püsib nagu tänapäevani loetav, noh, üsna palju sellist 40-te, 50-te kirjandust ju ei, väga sellist nagu žanri või ajapikirjandust ei püsi eriti hästi, noh, värske. Aga Pester püsib. Nüüd, aga samal ajal, eks ole, kui ta neid asju kirjutab, tuleb tema ellu jälle muutus, et ta avaldab 53. aastal ühe mitteulmelise romaani Who He, kes tema, mis räägib nagu noh, tema elukogemusest sellest telemaailmas, kus ta töötas seal teletaustadest. Ja see on üsna niisugune nagu skandaalne romaan ja see kohe mingi suurstuudio ostab ära ka selle filmimisõigused, mis on noh, ikkagi nagu jällegi summana, eks ole, niisugune noh, 2 suurusjärku suurem kui tollane nagu raamatu honorar oli, mis oli seal võib-olla mõni $1000, aga see summa on ikkagi niisugune nagu mäekõrguselt suurem. Noh, samamoodi ka, eks ole, kui Bradbury, kes oli kuulus kirjanik, seal olid seal ilmunud Marsikroonikad ja Fahrenheit ja need raamatud nagu müüsid väga hästi, olid bestsellerid, aga siis, kui ta ikkagi sai nagu selle John Hustonilt tellimuse teha filmile Moby Dick stsenaarium 56. aastal vist või 5. aastal, et noh, et see sissetulek oli jällegi niisugune nagu noh, suurusjärk või 2 suurusjärku suurem, et selle eest sai nagu osta umbes maja ja mitu aastat elada ja reisida ja et seada nagu elukorda. Samamoodi ka Pesteril, siis nad saavad sealt sellise raha, nutsu seda filmi kunagi ei tehta, nad ostetigi see filmi optsioon ära, aga see film lõpuks tegemata, aga no raha jääb loomulikult kirjanikule. Ja siis nad selle raha eest otsustavad ka abikaasaga reisidagi Euroopasse mõneks aastaks elama. Et abikaasa on ka sellest raadionäitlemise tööst vist tüdinud ja siis nad reisivad Euroopasse ja Euroopas, siis ta kirjutab vist Inglismaal või Itaalias, kus nad iganes on, kirjutab selle teise romaani, see Tiiger kirjutab ta Euroopas, ka sinna siis ajakirja Galaxy, aga seal samas Euroopas olles, nii, vaatame, okei, kõigepealt siis, ja noh, nende 2 romaani kohta siis eelkõige just see Tiiger ja see Lammutatud mees, nagu öeldaksegi, et need on sellise bürotehnilise stiili esindajad. Et no see bürotehniline stiil natukene on niisugune iseennast seletav termin, aga ta nagu tähendabki korraga nagu 2 asja. Et üks on muidugi niisugune nagu modernistlik trikitamine nagu sõnade, lausete, ridade, mingite tulpade ja kujunditega, eks ole, teksti sees, tekstiga mängimine niimoodi füüsiliselt. Aga teine on ka selline nagu jutustuse laad. Ma siin 2 lauset umbes loen ette, ma ei oska neid peast sõnastada. Tema romaanide miljööline mitmekesisus ja ideede rohkus on kindla töömeetodi ja teoste läbimõeldud struktuuri tulemus. Need romaanid on olemuselt episoodilised, kulgedes ja arenedes, nagu termin pürotehniline ka viitab, omamoodi plahvatuste seeriana.
et üksteisele järgnevad stseenid toovad endaga kaasa üha uusi ja uusi üllatusi ja selle asemel, et lahendada järgmises peatükis nagu varasemalt loodud konflikte, tuleb kogu aeg nagu uued peale. Ja sedasi ta nagu jõuabki lõpuks, romaani lõpuks välja sellise kulminatsioonini, kus siis ideede ja sündmuste kaal nagu ise tekitavad sellise sünteesi, et kvantiteedist saab kvaliteet, et nagu see on see, kuidas seda nagu kirjandusteadlased seletavad seda stiili. Jällegi siin on mingi väga oma koomiksitehnika taust taga ja asjad. Aga ta ongi, et tegelikult selline mida selline klassikaline selline žanrikirjanduse fänn võiks ju öelda, et see selline tõsikirjandus, et ma võin sihukest tõsist eputamist nagu ise kerge aega kirjutada mingit sihukest jama, mingit sihukest jura. Aga et tegelikult ta ei ole päris nii lihtne, et tegelikult see selline meetod nõudis kirjanikult nagu väga hoolikat planeerimustööd ja suur hulk nagu toormaterjali jäi tegelikult nagu välja, mida ta nagu tootis. Ja see on ka see, miks tegelikult tema sellised hilisromaanid, et kui ta tuleb hiljem tagasi, ta avaldab veel vanu või seal 3 romaani, 75 ja 80 ja 81, ja need romaanid ei ole otseselt kuidagi nagu halvad ja nad ei ole väga erinevad neist, et need romaanid on ikkagi nagu nad samasugused kangelased, samasugused nagu mingid teemad üldisemalt, aga lihtsalt, et tal nagu vanas eas ei tulegi enam lihtsalt nagu välja see puht selline, et ta suudaks sedasama tehnikat taastoota. Et lihtsalt see tegelikult on see nagu väga raske töö, ilmselt ka nagu vaimselt ja füüsiliselt, et sa nagu teed seda sellist hästi, hästi intensiivset teksti. Ja sellest vanas ei tule ta see enam välja ja seetõttu nad on natuke nagu kahvatud või sellise nagu varasemate romaanide nagu kehvem koopia natukene või isegi nagu näivad nagu nende varasemate romaanide paroodiad välja. Et otseselt mitte halb ja mingisuguse keskmise sulemeistri jaoks ikka üsna kõrge tase ja seal ka need hilisromaanid jõuavad seal Hugo ja Nebula nominatsiooni, seal üks neist jõuab vähemalt. Aga jah, et see lihtsalt ei ole enam seda esimeste asjade sellist sädet. Aga jah, ühesõnaga siis seal Euroopas elades 52. poolel hakkab ta kirjutama ka selliseid mingid reisiartikleid ja mingid selliseid reisikirjeldusi suurde reisiajakirja Holiday ja siis need kutsutaksegi 5. lõpul tagasi, et see Holiday tahabki teda tööle võtta toimetusse. Ja siis ta lähebki sinna vist 59 algus selliseks poolkaastööliseks ja 63 juba sinna toimetajaks, tõuseb seal mingi abi peatoimetaja kohale välja lõpuks ja läbi selle 6 toimetajat siis ongi jällegi ulmest eemal suuresti, et ta siis toimetab seda reisiajakirja, kus ta siis palkab hästi palju selliseid nagu kuulsaid kirjanikke tegema selliseid reisisutsakaid, ja sellest saabki siis see Holiday nagu toob selle sellise žanrikirjandusse, et kutsume kuulsad kirjanikud ja paneme nad, saadame nad nagu ajakirja rahaga kuhugi nagu eksootilisse või kuulsasse, kultuuriliselt ajalooliselt kuulsasse kohta ja siis nad kirjutavad sealt oma mingeid muljeid ja emotsioone paarinädalasest elust seal, et selliseid kaastöid siis Pester palkaski sinna tegema Hemingway, Faulkneri, Steinbecki, Lawrence Durrelli, Truman Capote, Robert Graves, Ian Fleming, Jack Kerouac, isegi ühe kirjutas Arthur Clarke, kui ta oleks saadetud reisile kuu peale, et kuidas oleks kuu peal, niisugune elamused. Et selline, ta oli seal nagu selline, tegi seda ajakirja väga palju kirjanduslikumaks ja selles mõttes ta seal nagu kirjandusest kuidagi eemaldunud ja tegi ka teleasju ka uue, et ta jälle hakkas kirjutama telesüžeesid. Ja nüüd tuleb tema järgmine naasmine ulmesse. 51 pannakse see ajakiri kinni või mingi suurem ajakiri ostab üle, nad ühendatakse, töökoht kaob ära ja ta naaseb jälle ulmesse. Ja ta avastab oma suureks ehmatuseks, et temast on vahepeal saanud niisugune ulme žanris või getos niisugune täielik nagu guru. Ehk et ulmes on 60 keskel tulnud niisugune nähtus nagu uus laine. Uus laine oli siis see, mis nagu heitis kogu varasema žanriulme, eks ole, kukele, et me hakkame nüüd ka ulmet kirjutama niimoodi nagu modernistlikult, et mitte enam niisugust klassikalist nagu seikluslugu, et me hakkame ka mängima mingite sõnadega, lausetega, metafooridega, toome ka uued teemad, eks ole, kõiksugused need sisekosmose teemad, psühholoogiad, sotsioloogiad, bioloogiad, et me ei otsi enam kaugelt kosmosest tähelaevu ja asju. Ja eks ole, ja kogu see varasem ulme nagu siis heidavad need uued noored vihased mehed, kes on siis seal umbes tollal, eks ole, Roger Zelazny,
Samuel Delaney, Harlan Ellison, noh Inglismaalt siis veel Michael Moorcock, J.G. Ballard, Aldis, Ursula Le Guin, noh ta ei ole mees aga see põlvkond, eks ole, heidab kogu varasema ulme kukele, aga on olemas umbes 3 autorit, keda nad nagu tõstavad just nagu pedestaalile, kes tegelikult nagu teevadki sellist, juba varem tegid sellist ulmet, nagu, mida nemad nüüd tahavad nagu revolutsioonina tuua ja need olidki tegelikult siis Leiber, Pester ja Vance. Need, kelle nagu kirjanduslik tase oli ka juba nagu 50ndatel niivõrd kõrge, et noh, tegelikult nad sobisid ka uude lainesse. See, mis püüab sellist modernistlikku revolutsiooni kirjanduses teha ja nii ongi nagu Pesterist on 70ndaks saanud siis selline nagu täielik nagu guru. Noh, uus laine saab läbi seal, aga ikkagi nagu ta guruks nagu jääb. Et seal Moorcock peab seda Tiigrit peab kõigi aegade parimaks ulmeromaaniks. Joe Haldeman ütleb, et see on kõige geniaalsem romaan, mis ulmes on iial kirjutatud. Ja noh, neid hinnanguid, eks ole, mis on nagu olulised siit veel, et kui ütleme sellised Pesteri nagu eakaaslased, nagu seal Sam Moskowitz, jälle New Yorgi juut või Damon Knight, noh, nende jaoks on ikkagi siuke nagu noh, oma vana semu, aga siuke lahe amatöör, kes tuleb üle 10 aasta, paariks aastaks ulmesse, teeb mingeid sutsakaid, küll väga hästi, aga ikkagi ta ei ole nagu mingi õige siuke proff, et ta on ikka nagu amatöör. Siis just nagu need uued autorid, noh, nende jaoks on ikka siuke täielik nagu siuke nagu zen-guru, eks ole. Et noh, ongi, et siin 70ndatel uus tulija Michael Bishop ütleb, et kui noored kirjanikud isegi isiklikult ei ole Pesterit lugenud, on nad läbi mitme teise kirjaniku temast ikkagi mõjutusi saanud. Et ta on juba nagu mõjutanud teisi ja need omakorda. Aurupunkt ulme üks loojaid, seal 70. lõpul K.W. Jeter, ütleb, et tegelikult on ulmekirjanduses iga uus laine ja moevool on tekkinud tänu Alfred Pesteri loomingu tsüklitena käivale taasavastamisele. Ehk siis olgu ta siis kas, eks ole, see uus laine, olgu ta küberpunk või aurupunk, et kõik need asjad, mis on nagu järjest nagu tulnud, et need on kõik nagu kuidagi nagu Pesteriga seotud. Ja noh, Barry Malzberg ütleb ka, et kui Alfred Pester ja tema looming nagu ulmekirjanduse ajaloost ja korpusest eemaldada, oleks nagu auk vähemasti niisama suur ja parandamatu kui see, kui kuldajastust võtta välja, eks ole, kogu see John Campbell ja tema loodud Asimov, Heinlein, Van Vogt, need autorid, keda Campbell voolis, Anderson. Ja et ilma Pesterita ei oleks võimalik ette kujutada tervet seda 20. sajandi teise poole ulme sellist progressiivsemat ja mässumeelsemat, nagu vasakpoolsemat liini. Ja vot noh, niimoodi siis ongi, et Pester tuleb tagasi ja temast on saanud siuke nagu juba siuke vana guru. Ja nüüd avaldab siin mõned tekstid veel, mõtlen seal need auhinna nominatsioone tuleb, aga noh, sellist sära nagu varasemal loomingul nagu enam ei ole. Aga ongi, et noh, et ja siis on see, kui hakkab silmanägemine kehvaks minema, sest seal veel, noh, see on mingi siuke legend, võib-olla tõsi, võib-olla mitte, et kui Richard Donner hakkas tegema 78. aastal filmi Superman, siis see esimene suur Supermani sarja film, et siis sooviti scenaristiks võtta seda Alfred Pesterit, just kuna noh, ta oli tegelikult teinud neid koomiks ja superkangelase asju, aga temal oli see idee hoopis, kui ta selle oma idee nagu sellise outline'i nagu stuudiole saatis, oli see tema idee hoopis siukene, et Clark Kent on nagu see tegelik kangelane ja Superman on lihtsalt tema nagu relv või tema siukene, aga see nagu ei sobinud produtsentidele ja siis palgati siuke turvalisem kirjanik Mario Puzo, kes tegi sellise klassikalisema loo ja noh, Pesteril läks ka see silmanägemine just siis ära, et ta ei oleks nagu seda teha saanud. Ja seal noh, tollest ajast, 70. lõpp ongi siis üks noor kirjandusteadlane, tütarlaps, kes siis ka ühe raamatu või uurimuse kirjutas Pesterist, on siis ka meenutanud ühte koomilist korda, kui sattus 70. lõpul nägema kirjaniku ühel ulmekonventsionil paneeldiskussioonis koos Isaac Asimovi, Ben Bova ja Charles Grantiga esinemas. Ja siin on siis kirjeldus. Ta saabus kohale lääpakantud tossudes, teksadega, mille peamine omadus oli ilmselgelt mugavus ja spordijakiga, mille paremad päevad olid aastaid tagasi möödas. Tal oli kaasas ilmselt maailma suurim spordikott, mis oli täis äsja ostetud veinipudeleid, mis ei võimaldanud koti lukku kinni tõmmata. Ta istus koos teiste kirjanikega pika laua taha ja suutis umbes pool arutelust käituda tavapäraselt. Seejärel ilmselt enam paigal püsimata hüppas ta püsti, kõndis laua ette, et publikule lähemal olla ja sammus edasi-tagasi, žestikuleerides ja rääkides. 3 ülejäänud kirjanikku, kellest keegi polnud just ka suu peale kukkunud, üritasid alguses vahele segada, kuid lõpuks vajusid nad mingisse
letargiasse, mis võis olla kas lugupidav või alistunud vaikus. See oli üks erakordsemaid etteaste, mida ma olen kunagi ulmekonventsioonitel näinud. Aga jah, et tema see lõpp oligi niisugune vaikne hääbumine, et seal 84 tal sureb siis see abikaasa ära, kellega nad olid ligi 5 aastat abielus, vähki, ja siis ta seal ka hakkab vist rohkem veel alkoholi tarvitama, kui need spordikotid täis veinipudeleid. Et veel aga tema niisugune gurukuulsus on ikkagi nagu täielikult olemas, kuigi need viimased tekstid ei ole enam nagu niisugused, ei näita seda, et 85. aastal nõustub ta olema 87. aastal Inglismaal Brightonis toimuva WorldConi aukülaline, aga aasta enne ürituse kättejõudmist kukub, murrab puusaluu ja vanainimestel see ei kasva, eks ole, enam hästi kokku. Ja siis ta loobub sellest ja üldse ka muud tervisenäitajad hakkavad nagu halvaks minema, ka just nagu eluviisidest tulenevad. Ja siis ta surebki 30. september 87 südamepuudulikkuse kätte, kuu aega pärast seda Brightoni konventsionit, kuhu ta ei jõudnud, kus ta pidi olema aukülaline. Nad on varem ka olnud aukülaline, et see ei oleks tal olnud esimene kord. Aga umbes kuu aega enne oma surma jõudis temani see uudis, et Ameerika ulmekirjanike assotsiatsioon on siis ta valinud oma 9. suurmeistriks, mis ta pidi siis seal tiitli kätte saama 88 aasta kevadel, aga sai siis postuumselt. Üldiselt seda postuumselt ei anta, aga kuna see oli teatavaks tehtud veel kuu aega enne ta surma, et siis see nagu jäi sellest kehtima. Ja see oma maise vara pärandas ta ka oma autoriõigused pärandas ta oma sõbrale ja baarmenile kuskil seal Pennsylvania maakohas, kellega juures seal oligi seal baaris istunud, kuni ta umbes sai ja kes seal teda elupäevade lõpuni tema eest hoolitses. Nii et selline ka veel vimkaga lõpp. Ja eks ole, pikki aastaid me siin ulmefändomis ka elasime teadmisega, et Pesterilt on eesti keeles umbes ilmunud siis, kui Jürka töötas Liivimaa kroonikas või Kulleris seal sellise 1 või 2 numbri järjejutuna reisipäevik, hästi lühikene teravmeelne ulmenovell. Ja siis tuleb, eks ole, see Varrakus 2010, see Tiiger. Aga seal kuskil vahepeal, kui me hakkasime rohkem nagu neid nõukaajal perioodikas ilmunud ulmeasju uurima, siis ka Jürka ja mina, kes me seal nüüd tollal uurisime, see on enne tormiaega oluliselt, et siis tegelikult tuli seal veel ikkagi välja, et teda on avaldatud. Et 1972 on Tartu Ülikooli ajalehes, see Universitas Tartuensis, mis siis kandis nime Tartu Riiklik Ülikool, on ilmunud Martin Roogna tõlkes niisugune katkend sellest romaanist Tiiger, mis oli tollase ülikooli mingi tõlkevõistluse võidutöö. See on umbes selle romaani proloogist 2/3, niisugune see algus, kuidas see Gallifoil hüljatakse sinna kosmosesse, kus ta hakkab siis pärast Graf Monte Cristo kombel naaseb ja kätte maksma. Ja siis veel 73 aastal on Pikris üks lugu ilmunud ja 83 on ilmunud Tehnikaülikooli samasuguses ajalehes, mis kandis nime Tallinna Polütehnik, oli see ajalehe nimi. On ilmunud siis tema teine kuulsam novell ka vist Hugo auhinnale kandideerinud Mehed, kes mõrvasid Muhamedi, The Men Who Murdered Muhammad, mingi 59 või 62 originaalis. Ehk et ta tegelikult nagu ka ikkagi sellisel nagu stagnatsioonilisel nõukogude ajal ta tegelikult teati. Ja just ka neid tema tipptekste, et ta oli ka siin nagu tudengkonna seas nagu ikkagi nagu tuntud, et teda nii Tehnikaülikoolis kui Tartu Ülikoolis temaga tegeleti, teda teati. Et vot selline kummaline lugu, et ma hakkangi lõpetama, täpselt tund on täis räägitud ja natuke peale. Aga jah, et selline resümee ongi siis see, et selle võtame siit ära, kuna seda täna müügis ei ole. Aga et jah, et need on ühest küljest 2 väga erinevat raamatut ja see romaan, eks ole, on siis selline ikka praegu nagu Eesti ulmes on väga popp krimi teha, ikka see tegelikult ulmekuues krimiromaan, ka Siimann kirjutas seal 50 alguses ju ka sellist teraskoopad ja see alasti kistud päike on ju ka sellised nagu ulmekrimid, et samamoodi on ka selgelt krimiromaan, kus siis asi käib nagu mõrvaloo ümber, keerleb tegevus, aga jah, et oma laadilt on see nagu ütleme sellisest klassikalisest turvalisest jutustuse põhisest loogilisest žanriulmest hästi erinev. Et igaüks ostab omal riisikul. Et selles mõttes on ikkagi nagu Jack Vance on sellised nagu klassikalised alguse, keskkoha ja lõpuga lood, need kolm niisugust lugu feodaliseerunud planeetidest.
aga see on jah üsna niisugune hüsteeriline, niisugune lähituleviku klantskiiskav suurlinna niisugune hästi värviline, aga hästi niisugune hullumeelne ja noh, võib-olla mõne jaoks nagu niisugune stilistiliselt nagu niisugune eputav lugu või selline stiilipiruettide tekst, et noh, kindlasti soovitan. Minu arust selle aasta ja võib-olla mitme viimase aasta kõige olulisem tõlkeromaan, mis on Eestis ilmunud. Aga aitäh, kui on küsimusi, vastan.